et miks just praegu näiteks see valik teha, siis teatavasti ma arvan, et teil on ka ju olemas kokkupuude, et võib-olla enam samamoodi ei saa, midagi oleks nagu vaja muuta, et kas või ennast säästvalt muuta, kas või oma meeskonda, oma töökaaslasi hoides muuta. Nii et need juhile jah, suunatud ootused tänapäeval liiguvad kiirema sammuga, võib-olla kui meie need kompetentsid tihtipeale seda võimaldavad teostada. Ja 3 sellist suuremat märksõnade plokki ütleb nii, nagu ka kirjas on, et muutused on tänapäeval kiiremad, mitmekihilisemad, et ei ole enam lihtne, et võtame ühe probleemi ja lahendame ära. Paljudel juhtudel, nagu ma ka mainisin, tegelikult on magistrikraad olemas, kuid amortiseerunud, ehk siis juhtimispraktika tegelikult vajab ka aeg-ajalt värskendust. Ja samas me pakume ka haridusjuhtidele täienduskoolitusi, mis on jah, sellised nagu ühe ainekavapõhised, üles ehitatud teatud õpiväljundite arengule, teatud võib-olla 1-2 kompetentsi tõstvale, aga kui on soov saada suuremat, et siis vaadet, siis kindlasti oleks selline kesktee lahendus mikrokraadi programmiga väga palju parem. Nii, et kellele ta siis mõeldud on, nii et ma arvan, et kui see infotund tegelikult juba kõnetab, siis ma arvan, et võiks olla teie näol tegemist meil kas haridusjuhtidega ehk koolide, lasteaedade ja teiste haridusasutuste juhtimismeeskonnad. Tihti küsitakse meie käest ka täienduskoolitustega, et kes siis see päriselt nagu see haridusjuht on, et kellele selline koolitus on mõeldud. Haridusjuhid ongi kõik, kes juhivad haridusprotsesse, kui hästi lihtsalt öelduna. Spetsialisti ametist kuni tegelikult koolijuhini välja. Samamoodi on meil, kes juhivad ka haridusprotsesse, võib olla hoopiski abivallavanem, nii et siin ei ole konkreetselt nagu ühte rolli, et keda praegu siin nagu esile tõsta. Aga jah, võib-olla see võtmesõna on, et kui vähegi teie südameasi on toetada ja juhtida selliseid haridusvaldkonna protsesse suuremaid pigem mõeldes, et siis on see mikrokraad ja mikrokraadi programm eeskätt teile. Siis koolipidajad, esindajad, nii et omavalitsuste haridusvaldkonna eestvedajad, teised pidajad kindlasti ja arutasime ka päris pikalt Karmeniga, et mis siis saab nendest, kes veel ei ole tegelikult oma rolli järgi või siis tööleping ei näita veel seda, et ta oleks konkreetselt lasteaia või koolijuht või tegeleks sellise juhtiva positsiooniga. Kui on soov või plaan kandideerida või tegelikult haarata kinni sellisest juhi positsioonist ja rollist ja võib-olla vajate nagu sellist eelnevat nagu natuke nende turgutamist selliste juhtimisalaste pädevutega, siis täpselt samamoodi on see mikrokraadi programm mõeldud teile. Sest et teatud mingid kompetentsid lihtsalt on veel puudu, et siis on võimalik nii-öelda jupikaupa neid kompetentsi täiendada. Ja samas, kui me vaatame ka seda universaalsust, mida see mikrokraadi programm võimaldab, tegelikult need toetavad absoluutselt väga paljudes valdkondades on need universaalsed. Nii, mis siis see väärtuspakkumine on, et miks võiks mõelda, et mis siis selle nagu tasu eest tegelikult saab? Armastame alati öelda, et ainult teadmised ei ole need, mille peale me nagu ehitame neid tänapäeva programme, on ta siis täienduskoolitusprogramm, on ta nüüd mikrokraadi programm või on ta nüüd selline pikem õpe läbi siis meie haridusinnovatsiooniprogrammi. Siis see mikrokraadi programmi üks väärtuspakkumine on see, et tegelikult me anname mitte ainult teadmisi, vaid me anname võimaluse paralleelselt kohe ka organisatsiooni arenguga ja arendamisega tegeleda. See on väga suur väärtus, et meil on läbi selle mikrokraadi programmi on 3 väga praktilist õppeainet ja kõik need õppeained on seotud rohkemal või vähemal määral, eelkõige rohkemal määral selliste konkreetsete situatsiooniprojektide lahendamisega, sõnastamisega, käed külge panemisega ja teatud lisandväärtuse loomisega. Mis veel on väärtuspakkumises, on kindlasti, et meil on meie üks suurimaid väärtuseid on, et me oleme hästi akadeemilise raamistikuga, et me lihtsalt ei jookse muutustega kaasa, vaid vastupidi, me alati küsime, miks see on oluline, millele see tugineb, miks seda on vaja. Ja kindlasti juhtumid, diskussioonid, rollimängud, disain, mõtlemine, selline hästi mitmekesine ka õppemeetodite valik on üks selline väärtuspakkumistest, mida me pakume kaasaegseid õppeprotsesse.
Nagu mainisin ka pealkirjas on näha, et ülesanded on seotud osaleja siis enda isiklike vajadustega ja kontaktid ja minu arust selle võrgustiku loome, mis joonistub meil välja nii meie täienduskoolituste arenguprogrammidest kui mida imetlevad meie 2 aasta läbivad haridusinnovatsiooni õppekaval õppijad. See on midagi, mida naljalt kuskilt mujalt ei saa. Nii et selle mikrokraadi üks väärtus, programmi väärtus on täpselt seesama võrgustiku loome. Siis õppekava. Õppekava tegelikult koosneb meil 3 õppeainest, mis on meil meie põhiõppekaval olemas. Ja täna me neid 3 õppeainest mitte ühtegi ei paku eraldi ka täienduskoolituse arendusprogrammina. Nii et see on jällegi minu arust üks väga hea väärtuspakkumise üks osa, kus me saame võimaldada väljaspool õppekavale õppima tulemist osa saada nendest samadest ainetest ja ainesisudest. Ehk väga põhjalikult on lingitud ja näha ka, mis on nende ainesisude sees, et kes soovib nagu hästi detaili vaadata, siis on sissejuhatus hariduslikku eestvedamisse, mille vastutav õppejõud ja ka läbiviija olen siis mina, Monika. Ning see on siis meil üks selline alusmooduli ainetest, et ilma milleta tegelikult haridusjuhtimise vundamenti on väga raske nagu ette kujutada või luua. Siis teine õppeaine on siis strateegiline juhtimine, mida meie üks väga tunnustatud õppejõud, emeriitprofessor Kunno Türk viib läbi ja õpetab äärmiselt praktiline, äärmiselt häid tööriistu ja tegevusi läbi viiv õppeaine. Ja 3. on siis organisatsioonikultuur, ilma milleta me tegelikult ei kujuta ette isegi väiksemate tegevuste ja muudatuste juhtimiseks vajaliku keskkonna loomist. Ja on siis meie 3. õppejõud ja 3. õppeaine eestvedaja on siis Marietta Venno. Nii et enamasti on meil väga tugevad praktikud, kes veavad neid õppeaineid, viivad läbi ja teiseks millele on lisatud selline väga tugev ka teaduslik akadeemiline fookus juurde. Siis õpiväljundid. Põhimõtteliselt meil on õpiväljundeid väga palju, olenevalt nüüd täpselt oma ainekava ja õppeaine nägu. Kuid võib-olla kui vaadata nagu natukene helikoptervaatel kõrgemalt, siis on tagatud nagu kõik 3 erinevat taset. Üks on siis indiviidi tasandil, on võimalik teil saada siis analüüsida erinevaid juhtimisstiile, arendada koostoimelist organisatsiooni kultuuri. Siis kui me räägime nagu süsteemi tasandil, siis te saate nagu võib-olla kindlasti väga hea sissevaate, kuidas siis hinnata poliitikaotsuste mõju ja mis võimaldab siduda siis sellisest strateegilist plaani ülevalt poolt võib-olla või siis ka selliste suuremate süsteemsete ootustega vastu panna siis selline strateegiline plaan, nii et kogu ressurss oleks mõistlikult haaratud, kasutatud ja kõik jääksid selles osapooles pigem proaktiivseks terveks ja organisatsioonil oleks kasu. Ja koostöö tasandil jällegi annab väga hea võimaluse kaardistada konflikte, suunata koostööd, kasutada grupi coaching ut, ehk me oleme proovinud selle mikrokraadi programmi tõesti mehitada ained, mis annavad võimalikult rikkaliku tööriistakasti juurde. Õppevorm. Soovid võtta siit üle? Ja ma võin lihtsalt öelda jah, et selles mõttes, et põhiliselt toimub siis õppe Jakobi 5 meie Haridusteaduste Instituudi majas. Auditoorse töö maht on nagu näha 70 tundi, aga väga suur on ka siis iseseisva töömaht, mis on toetatud siis meie õppesüsteemis, e-õppesüsteemis Moodle, kuhu saavad siis üles kõik igasugused lisamaterjalid, saab sinna istuda kodutöid, saab näha tunniplaane, kõike muid, mis on vajalik. Ja toimub sessioonõppena. Sessioonõppepäevad on enamasti neljapäevast laupäevani 2 korda kuus. Täpsema tunniplaani saame saata ilmselt augustis, sest et meil
on siis 23. augustini on meil, ma nüüd ruttan muidugi ette, aga lihtsalt 23. augustini on meil see kandideerimine lahti, et oleneb sellest, et kui palju inimesi meil sinna tuleb. Et kui tuleb väga palju inimesi, siis me peame kahjuks selekteerima, sest meil on piirarv ees, et siis me saame 24. öelda, kes meile nii-öelda kindlasti sisse pääsevad. Jah, ja ma võib-olla ainult lisan veel Ja. nii palju juurde, et see 242 tundi iseseisvat tööd, et sellest ei tasu selles mõttes heituda, sest nad on seotud puhtalt teile enda nagu sellise väärtuse loomise projektidega tihtipeale, et te teete seda oma kooli, oma töökaaslastega tihtipeale ka koos ja seal need tunnid on kui lisandväärtus. ja selles mõttes alati on see, et mõni teeb selle sama töö ära võib-olla 2 tunniga, mõnel läheb 12 tundi aega, et eks see ongi väga erinev. Just. Ja võib-olla nii palju ka taustaks, et mis see sessioonõpe on lihtsalt selline hea paindlik õppevariant, kus te saate võimalused tegelikult osaleda koos meie sessioonõppe haridusinnovatsiooni õppijatega. Et see tudengi nimetus võib-olla sildistab tihtipeale, et tegemist on nagu noorte äsja gümnaasiumist välja tulnud tudengitega, siis ma võib-olla siinkohal ainult nii palju mainin juurde, et haridusinnovatsiooni tudengi prototüüp, pigem või selline persona näeb selline välja, et meil on elukaare ülesed õppijad, tihtipeale sellises, meie vanuses, kellel on juba teatud arv kogemusi, nii et ka see koostöövõrgustik väga paljud juba on nii väga juhtivatel kohtadel, väga erinevates haridusasutustes ja ka nii mitteformaalasutuses kui formaalhariduses. Et see väga lai inimeste ring, kes saab teie nagu kursusekaaslasteks, see on väärtus omaette. Õppemeetodite valik, nagu Marika ka enne ütles, et püüame hoida mitmekesise, et ei ole ainult nagu ühes stiilis asju, et saabki väga erinevate nurkadelt neid samu probleeme ja mõtteid nii-öelda arendada. Et just selle oma nende teemade sissetoomine ja arutlemine on ka kindlasti siin väga oluline ja lihtsalt, et ka teiste omi, et anda seda nii-öelda väärtust sinna juurde. Ja võib-olla ma äkki põrgatan siia veel selle mõtte vahele, et mida me oleme üritanud vältida, et pigem meie juures kogeb sellist klassikalist loenguformaati imevähe. Ja kui ma praegu mõtlen kõige nende 3 õppeaine peale, siis siin on mõned üksikud korrad, kus võib-olla teatud teoreetilise raamistiku selgitamisel on lähtutud esitlusest ja õppejõu võib-olla sellisest, aga meil on hästi palju rühmatöid, meil on hästi palju grupitöid ja kõike muud, mida tavaline selline kooli ettekandmissüsteem nagu ei paku. Nii, kogukonna tugevus, ehk siis see võrgustik, me oleme juba päris palju sellest rääkinud, et see on väga tugev väärtus, mida meie juures saab, see on ka üks populaarsema haridusinnovatsiooni magistriõppekava võib-olla selliseid saladusi, et see on see võrgustik, mille pärast tihtipeale tullakse. Nii et see mikrokraadi programmi õppijad, haridusinnovatsiooni magistrandid pluss kõik see kaasa tuleb ka meie kui koolitajate ja õppejõudude näol. See moodustab minu arust väga tugeva selle kogukonna kontaktid, parimad praktikad, kogemuste vahetus. Nii et sellest saab mikrokraadi sisu. Nii nagu me ütlesime, et vastuvõtuks siis toimub motivatsiooni kirja alusel ka ühesõnaga kuni 23-ndani, et oluline on siis registreerida nii õisi süsteemis ära kui ka siis saata meil on hästi siin ka välja toodud, et minu meiliaadressile oma motivatsioonikiri. Et see nüüd on tõesti, et kui meil tuleb sinna väga palju, siis me peame tegema mingi valiku selle põhjal. Ja eelnev hariduslik taust, et peab olema ikkagi bakalaureusekraad paremalt olemas, aga kui me eelkõige räägime haridusjuhtidest, siis teisitigi ei saaks. Ja töökogemusega see peab ikkagi haridusvaldkonnas, et eelistatult siis ikkagi haridusjuhtimises või siis soov sinna minna. Ja muidugi see soov ja tahe, nii nagu haridusinnovatsioonis, ma arvan, et seal ongi väga teadlikud õppijad, et siis me eeldame ja loodame, et tulete teadlikult nii-öelda kõike läbima. See on väga ilusti praegu võetud see kõik kokku, et meie
tudengid igatahes ootavad ja võib-olla ma avan korraks ka siin, et miks me hoiame sellist nagu kindlat nagu piirväärtust, nii et me oleme pannud selle mikrokraadi programmi jaoks maksimaalse arvu paika ja see on 20. Ja see on hästi lihtsal põhjusel, et me tahame siduda teid ja liita meie põhiõppe magistrantidega nende kursuste sees just sellesama kogukonna ja selle võrgustiku tekkimise pärast. Ma väga vabandan. Aga kuna lihtsalt klassiruumid ja kõik muu seab ka nii-öelda piirid, et lõputult me seda venitada ei saa, et see 20 on selline isegi hästi lubatud arv, nagu selles mõttes, et see optimaalne selline tasakaal selles osas. Ma korraks vabandan, ma annan korraks Karmenile rolli. Ja, aga nagu me niimoodi aegadest rääkisime, et siis praegu on avatud registreerimine ja meil on just kodulehel ka see link olemas, et saab ilusti kandideerida õisi kaudu programmi ja kuni 23. on siis võimalik seda teha ja kindlasti me jooksvalt hoiame kogu aeg niimoodi kätt pulsil ja 24. hiljemalt anname kõigile õppijatele teada, kas vastuvõtu otsusest. Ja nagu Marika ka siis varem ütles, siis septembri teisest nädalast algab, et kahjuks ei ole see nii pikk vahe seal vahel, ma täitsa mõistan, aga püüame anda endast parima, et saada võimalikult varase info kokku ja noh, jah, et ühesõnaga kõikidel mikrokraadiprogrammidel meil on kuni 23. augustini registreerimine avatud. Ja nagu sai öeldud, siis on õppehind on 950 €. Toon selle veel välja, et kui tasub asutus selle eest, siis on võimalik maksta kuni 2 osas. Selle me saame siis täpsemalt kokku leppida, et kas see on 2 võrdses osas või teistmoodi ja eraisikul on võimalik tegelikult tasuda kuni 4 osas. Nii et oleneb siis sellest, kuidas te soovite maksta, et me saame omavahel leppida selle makse graafiku kokku, et siis esimene osa tuleb kindlasti ennem septembrit või seal septembri alguses kohe, aga edasi saame ise vaadata, et kas tahate, ma ei tea, kui 4 osas näiteks maksate, et kas see on näiteks september, oktoober, november, detsember või on hoopis september, ma ei tea, november, jaanuar, et noh, et ühesõnaga selle saame ise kokku leppida. Nagu ütlesin ka, et siis õpe toimub eelkõige Jakobi õppehoones, aga võib ka toimuda vahetus läheduses ja mikrokraadi lõpuks te saate tunnistuse, kui te olete ilusti kõik need 3 ainet läbinud.